Quicksilver on bränd, mis ei vaja pikemat tutvustamist. Quicksilver kuulub Brunswicki gruppi ning meie vaatame täna kahte paati, mis on sisuliselt veepealsed suvilad. -705 on Weekendi seeria kompaktseim mudel ning seda on võimalik transportida treileril. 755 on juba nii suur paat, mida oleks vaja hooajaks jätta vette. 705 Weekend mahutab koguni 8 inimest ning kokku on selles paadis magamiskohti 3-le. Kogupikkusega 7,37 meetrit, laiusega 2,5 meetrit ning täispaagi ja mootoriga kaalub see paat kokku 2200 kilogrammi. Nagu näha, siis 755 mudelil on oluliselt suurem ahtritekk, mahutab rohkem inimesi ning siia võib kokku panna 9 inimest. Selle paadi kogupikkus on 7,76 meetrit, see paat on lai 2,85 meetrit ning koos mootori ja täispaakidega kaalub see kokku 2900 kilogrammi. 755 mudelis on 2 eraldatud magamistuba. Esimeses magamistoas ehk peamagamistoas saab magada 2 inimest. Siin on väga lahedat ruumi ja siin leiab endale mugava aseme ka suurem inimene. Teine magamistuba on teki all. Siia sisenemine on ka äärmiselt lihtne. Ja siin teki alla on teine magamistuba, kus saab vabalt hakkama ka täiskasvanud inimene. Lähme vaatame nüüd väiksemasse mudelisse 705, kuidas seal magamisega lood on. Selles paadis on siis samuti 2 inimese voodi eesvööris, kuhu mahub ka pikem inimene. Siin on ruumi lahedalt. See oli nüüd ametlik versioon vooditest. Nüüd vaatame, palju me reaalselt saame nendesse paatidesse voodeid tekitada. See on selline diivanvoodi, kus siis võib-olla täiskasvanu pikkuses ära ei mahu, aga lapsed kindlasti ja miks mitte päeval siin istuda, niisama lebotada, vaadata telekat ja tunda ennast mõnusalt. Ahtritekil on meil ilus nurgadiivan ning kogu selle ala saab muuta kinniseks, lukkudega saab need kinni panna. Samas on siin lai uks, mis pikendab tegelikult seda elutuba siia ahtritekile ning nüüd muudamegi selle ala siin ka voodiks. Ja paari minutiga on võimalik muuta ahtritekile mõnus päikesevoodi. Teatavasti paistab päike erinevatest suunadest ja selle jaoks on ka vööritekile tehtud eraldi päikesevoodi. Siia mahub vabalt 3 ilusat tüdrukut päikest võtma, et väga mõnus, mugav, kui on võimalus ka vööris pikutada, eriti kui paati on lubatud 9 inimest kokku. Siin saaks magada 2 inimest. Siin võiks 1 inimene magada, vöörikajutis on 2 inimest, veelios kajutis on 1 inimene, mina saan kokku, et 6 inimest võiks vabalt selles paadis magada. Lähme vaatame, kuidas on olukord mudelis 705. Muudame selle ahtri diivani samuti päikesevoodiks. Ja oleme jõudnud tagasi 705 mudelisse ning vaatame, missuguse tehnikaga on see siin varustatud. Navigatsiooniseadmega Garmin EcoMap ning 10-tolline seade.
siin on võimalik siis kuvada kaardirakendus ning erinevad kajaloodi vaated, külgvaade, allavaade, millega saab siis põhja vaadata ja ka kala otsida. Siin on mootorikellad, nagu näha on siin peal siis kütusepaagi maht 60% ja siis 45-liitrine magevee mahuti on siis 0%, kuna tegemist on talvise ajaga ja paagid on tühjaks tehtud. Siit edasi vaadates on siis pasun, kojamehed. Kojamehed on 2 pilsipumpa ees ja taga, navigatsioonituled, kojamees. Mis on sellel paadil huvitavat on see, et selle paadil on olemas ka võimalik pritsida vett kojameeste peale, nagu autodel, tavaliselt paatidel sellist asja ei ole. Siin on Mercury juhtimisabi Active Trim, mis ise reguleerib siis mootori jalga vastavalt GPS-i kiirusele ja hoiab siis ära gravitatsiooni ja muudab su elu palju lihtsamaks. Siin on Mente Marini automaatne trimmisüsteem, gyroskoobiga kontrollib ise paadi kreeni ja siis töötab siis vastavalt, et paat oleks kogu aeg otse. Hertz helisüsteem. Tegemist on siis võimendiga ja basskõlariga helisüsteemiga ning see loob siis väga mõnusa filmielamuse või siis muusikaelamuse siin paadis. Garmini raadiojaam, saate kutsuda abi või siis suhelda erinevatel kanalitel mere peal. Mis võiks igal sellisel kabiiniga paadil loomulikult olemas olla, on siis vöörivõtkur. Siin on vöörivõtkuri pult ja vöörivõtkur siis muudab paadi nina asendit siis vasakule ja paremale eraldi mootoriga ning see aitab siis väga hästi sadamas manööverdada ka tuule või mingi veevooluga. Erinevad pistikud, USB pistikud. Siin on kaldavoolust on siis 230 voldi pistik, teatavasti on naistel vaja hommikuti juukseid sirgendada, saab ka seda teha. On olemas ka, sellel paadil on nüüd olemas ka inverteriga 230 voldi väljavõte, ehk saab ka siis mitte kaldavoolus olles kasutada 230 voolu. Edasi vaadates on siis kraanikauss. Kraanikausi, siit tuleb 45 liitrit siis vett ilusti välja, siit lükkad pumba taha, mis hoiab siis survet, surve on saavutatud, siis jääb ta vait. Praegu ei ole vett sees. Allpool on meil üsna kõrge 51 liitrine külmkapp koos sügavkülmaga, et suvel saab panna jääkuubikud sügavasse ja hoida joogid ja söögid külmas. Köögikapid erinevad on siin olemas, suurem, väiksem, kus mahub kõik ilusti ära ja selline riiul siis maitseainetele näiteks. Siin on siis helisüsteem Hertz, erinevad lülitid. Selles paadis on palju panipaiku ja need on sisse ehitatud siis põrandatesse. On olemas ka voodi all panipaik mõlemal pool. Siin all on, igal pool on võimalik panna erinevaid tarvikuid, veste, vendreid, mida iganes. Istmete all on suured panipaigad, tagaahtri tekis suured panipaigad, et panipaiga ruumi on siin tõesti palju ja sellest puudu kindlasti ei jää. Siin on panipaigad mõlema istme all, joogitopsi hoidjad, samuti üks 230 voldi väljavõte inverterist. Siin on sellised sügavad panipaigad, kuhu võib midagi suuremat lausa panna. Samuti selle all siin on olemas see. Siin laua all on ka panipaik. Siin on Quicksilveri ametlik või tehasepoolne manuaalide. Nii, selles mudelis on võimalik siis kasutada esiistet kahte pidi. Üks versioon on siis see, et iste on siin pool, siis on mõlemad vaatavad laua poole või siis teine variant on, et iste pannakse siia teisele poole ja siis on võimalik istuda inimesel sõidusuunas ja vaadata ette. Selle paadil on 2 katuseluuki. Üks on siis kabiinis sees
teine on siis vöörivoodi üleval. Lisaks sellele on võimalik õhku juhtida veel kabiini küljeakendest ja nii on võimalik tekitada siia meeldiv õhuvahetus, et ei oleks suvel palava ilmaga siin liiga palav. Välitekil olevatest seadmetest juhiksin tähelepanu stereo lisapuldile, mida saab siis välitekil mõnusalt juhtida. Siin on tal nüüd pealüliti, eraldi lüliti on muidugi siin tehtud ka helisüsteemile ja kui on laadimiskaablit taha või on midagi kaitsetest läbi, siis on ka siit see näha ilusasti. Lisaks sellele on võimalik välitekil kasutada väliduši. Vee võtab ta siis 45-liitrisest magaveepaagist ja see on sellel paadil olemas standardis. Lisaks sellele on kõikidel Quicksilver Active Weekend paatidel standardvarustuses CO andur ning tulekustuti. Tagasi 755. Samad asjad, välitekil on standardis olemas magaveedušš. Siin on nüüd olemas helisüsteem. See on muidugi lisavarustuses. Need tuled on samuti siin olemas standardis. Sellel mudelil on nüüd integreeritud gaasipliit ning kraanikauss on suurem juba. Samuti on olemas köögis siis külmkapp 51 liitrit. Natukene suurem selles mõttes, et siin on rohkem köögitarvikutele pinda ja ruumi. Siit vaatab meile vastu siis päiksepaneelide MPPT kontroller. Siia oleme pannud teleka, mis on Android ning saab hotspotiga teha ükskõik kust omale ükskõik mida. Lülitid. Siin on Shore Power ehk siis kaldavoolupistik. Kaldavoolupistikust tulev elekter. Lisaks sellele saab siit telefoni laadida USB pistikust. Nii, liigume edasi. Nii, selle paadi tehnilise poole pealt on siis juba TDS pre-rigging tehase poolt, ehk siis siia saab panna alates V6 mootori või siis V8 mootori. Võõripõtkur, väga vajalik asi. Tuulega, kabiiniga on hea manööverdada sadamas. Tunnete ennast oluliselt kindlama ja julgete ka vähe tuulisema ilmaga välja minna. Siin on kaardi plotteriks on Simrad NSS 9, mis on varustatud HDI anduriga. SC1000 Mercury kellad. Siin on meil trimmilabade manuaalne juhtimine. Siin on võimalik lülitada siis stereosüsteemi, kas siis kabiini sisse või kabiini välja. Ehk kui panete kabiini uksed kinni, on võimalik kuulata, näiteks vaadata filmi või kuulata muusikat niimoodi, et see välja ei kostaks. Stereosüsteem on Fusion, samuti pasun, kojamehed, 2 pilsipumpa ja kojameeste esiklaasile on võimalik siis piserdada ka klaasipesuvedelikku. Võrreldes 705 mudeliga, siis 755 on oluliselt suurem katusluuk. Suuremad on ka külgaknad mõlemal pool. Siin on lahti. Ning ees vööris on samuti katusluuk, millel on ka sääsevõrk ja seda on võimalik siis sõidu ajal lahti teha ja juhtida seda õhku läbi selle kabiini. Sellel paadil on olemas siis mere WC, mis tähendab, et tal on eraldi paak, kuhu kogutakse hall vesi ja seda paaki on võimalik siis tühjendada kas sadamas välja pumbates või siis ka merre suunates. Lähme vaatame, kui suur see WC on. Teatavasti on paatides väga väiksed WC-d. Vaatame, kuidas ma siia ära maun. Nii. Ma tunnen ennast täitsa normaalselt siin. Siin on täitsa midagi mind siin ei poo küll kuskilt, et täitsa saab toimetada. Ma proovin, kas see uks ka kinni läheb siis. Tehnilise poole pealt rääkides, siis Boat Service Estonia paigaldab kõiksugu erinevat lisavarustust. Radareid,
igasuguseid lisaseadmeid kaardiplotterile, lisa GPS-andureid, kõike muud. Kes soovib oma hooaega pikendada, siis on mõlemale paadile võimalik paigaldada tehasepoolne salongisoojendus ning 755 mudelile on võimalik paigaldada ka tehase poolt juba kliimaseade. Nii palju Weekend-seeria paatidest. Nüüd räägime natuke ka mootoritest. Teatavasti kuulub Quicksilver Brunswicki gruppi ning kõik Quicksilverid on juba varustatud tehases Mercury pre-riginguga. 705-le on meil pakkuda alates 150 hobujõust. Antud mudel on 175 V6, mis on väga hea väändamomendiga, kuid on ka natuke suurema hinnaga. Maksimaalne mootor on sellele 225 hobujõudu. Ise sõites selle paadiga ühe hooaja, siis ütlen, et 175-200 on sellele paatile küllalt. Nüüd 755 mudelile pakume me alates 200 hobujõust V6 mootorit. Siuke optimaalne on 250 V8, maksimaalne 300 hobujõudu, vastavalt sellele, kui palju on kellelgi plaanis kulutada mootori peale raha. Kui sulle meeldis see video, siis pane meile subscribe ja like. Kui sa soovid oma meretehnikat hooldada, siis vaata kodulehele www.boat-service.ee ja tule meile hooldusesse. Või kui sa soovid osta uut paati, siis tule istume maha ja vaatame, mis on sinu vajadused.